pärastlõunat, rõõm näha nii palju inimesi saalis. Tänan kõiki kohale tulnud, head kolleegid, daamid ja härrad, külalised ja esinejad. Siin on tegelikult ka mitu põhjust, miks see niimoodi juhtus, see kliimaseminar. Ja kui täpsemalt hakata vaatama, siis juba 2 aastat tagasi RITA programmi raames, kui ma olin teadus- ja arendusnõunik Arhitektide Liidus, siis sai koostatud selline raport, mille pilti kahjuks siia ei ole sattunud, aga sellegipoolest. Ja seal oli ümarlauatus, arhitektid arutasid meid puudutavaid küsimusi. Ja üks põletavamatest, mis välja tuli, oli see, et me ei tea rohepöördest midagi. Rohepöörd toimib, siin ja seal on palju artikleid, toimub hektiline tegevus, no me oleme sellest justkui kõrvale jäänud. Ja ega ei ole kedagi süüdistada peale iseenda, siis selle raporti raames sai välja mõeldud, et me peaksime täpsemalt selles valdkonnas tegutsema. Ja nüüd, kui tekkis selline võimalus, et hakkab kogunema erinevat informatsiooni, kliimaseadus on poole peal, nagu me kõik teame, siis võib-olla olekski vajalik ka Arhitektide Liidul süveneda siiski nendesse asjadesse, millega me oleme kogu aeg tegelenud, aga mida detailides ja teiselt poolt ka suurtes üldistustes me ei tunne. Aga ometi kõiki neid direktiive, nähtusi ja kõike muud arvutatakse kogu aeg. Ja seetõttu täna ongi meil väga hea võimalus kuulata otse allikatest, mida ja kuidas arvutada. See on esimene põhjus. Juba üsna pikaajaline põhjus, miks see seminar käima läks. Teine põhjus on see, et Eesti Arhitektide Liit on ühes uurimisprojektis, mille teised liikmed on kõik ülikoolid, 4 erinevat arhitektuurikooli. Ja selle nimetus on Speculative Urban Futures. Seltskond, kes selle teadusprojekti on kokku pannud, arvab, et tavapäraste vahenditega me ei ole suutelised keeruliselt ja hästi kiiresti muutuvas maailmas edasi tegutsema. Seetõttu oleks üheks selliseks võimaluseks kasutada spekulatiivseid, stsenaariumipõhiseid ja ka täiesti võib-olla mängulisi meetodeid, et näha, milline tulevikumaailm võiks olla. Teiselt poolt siis teisena on tõepoolest siis meil tegemist SURF-i ehk Speculative Urban Futures sündmusega. Ja Arhitektide Liit minu isikus on võtnud siis 2 sellist olulist teemade ringi. Esimene, mida ma hakka seletama, puudutab eelkõige lähenemist generatiivsetele tehisintellektidele, aga teine, mis on tänase seminari võib-olla üks olulisemaks tulusõnaks, tõesti, mis saab tööst tulevikus? Mis saab arhitekti tööst? Me näeme juba, et demokraatlikus ühiskonnas mureb arhitekti selline alupärane, üle kõike ulatuv visioon ja arhitekt on taandunud üheks väikeseks osaks kogu sellest suurest projekteerimisprotsessist. Kuhu see edaspidi see maailm läheb, oleks arhitektidel väga huvitav kõigepealt endale teadvustada ja siis katsuda sellega tegeleda ka ühiskonnas laiemalt. Nüüd tuleviku töö osana oli mul selline väga optimistlik vaade. See käsitleb seda, et seoses innovatsiooniga, mille manuaali me siin näeme, selle definitsiooniga, kõik kavandamiskesksed distsipliinid, sealhulgas ka arhitektuur, tegelevad innovatsiooniga oma professioonist lähtudes. Siis kompositsiooni kõrgemad tasandid on need, kus tegelikult saavad kokku tähendusloome, kus saab kokku see, kuidas maailm funktsioneerib ja ka millistele kontseptsioonidele ta tugineb. Seetõttu oleks arhitektidel nagu ka teistel erinevate kavanduskesksete distsipliinide esindajatel siin hea võimalus nagu tulevikku vaadata. Ometi selles tulevikus on üks mõra. Selle mõra nimi otseselt on Erik Felter, kes aprillis 23. aastal avaldas sellise artikli. Kui me tõlgime selle eesti keelde, siis tegemist oleks tegevuste või professioonide heterogeensusega, kuidas nad on avatud generatiivsete AI muudatustele. Ja ta vaatas 2, siis ta vaatas ühelt poolt teksti modelleerimist ja teiselt poolt vaatas ka kujutiste genereerimist. Ta kasutas selleks 800 Ameerika Ühendriigi
tööameti või kuidas seda nimetatakse, kirjeldust, kus on task-based, siis ülesannete põhiselt kirjutatud, millega need professioonid tegelevad. Ja me näeme, et tekstigeneratiivses valdkonnas kõige rohkem saavad kannatada siis 800 esimesed 20 on siin ülikoolide õppejõud, eelkõige siis humanitaarteaduslike ülikoolide õppejõud, siis seda kõike on võimalik teha tema arvates keele modelleerimisega. Aga kui me seda pilti vaatame, siin on ka 20 esimest, siis võiks kõigil arhitektidel ja ülikoolide, arhitektuurikooli juhtidel küll karvad peas püsti tõusta, sest siin on näha, kes esimesena kaotavad oma töö. 8. kohal muide on ka kavandamiskeskse distsipliini esindajad, tsiviilinsenerid, konstruktorid ja meie lähemad kolleegid ehitamises. Aga teisel kohal arhitektid, see jätab nagu väga halva tunde lugedes seda artiklit. Ma püüan sellega inimesi hirmutada, et me hakkaksime ka sellel teemal mõtlema. On inimesi, kes on hirmunud, näete, Inglismaal juba arvatavasti 8 miljonit töökohta, mis tegelikult võivad saada just. Ja kolmas põhjus, miks see tänane seminar, miks ma olin meelsasti nõus seda korraldama ja millest ma loodan ka palju nendest seminaride sarjadest, on see, et Eesti teaduse rahastamine minu arvates on ekslik. Aga see on nüüd ja hääl kõrbes, ma loodan, et hüüdjad tuleb juurde, kui me vaatame seda, kuidas kasutatakse, siis ikkagi vaba raha, siis me näeme, et 2 valdkonda, humanitaaria ja kunstid ja tehnika ja tehnoloogia, kuhu vahele arhitektuur ennast positsioneerib, olemata täpselt kumbki ja jäädes alati 2 tuuli vahele, siis me näeme, et nende osakond teadusrahastusest on tõeliselt väike. Ja kui me vaatame veel järeldoktori stardi ja rühmagrantide rahastusi, siis me näeme, et meil on siin tegemist mingi 24-26% sellest rahast, mida Eesti riik võiks teadusesse panustada. Ja kui me vaatame nüüd üleüldiselt, millised on siis 23. aasta keskpaigast kõige paremini kapitaliseerunud firmad, siis me näeme, et nende hulgas on kõik tehnoloogiafirmad. Aga esimesed, Apple, Microsoft, Alphabet ja Amazon, on ka need, mida väga lihtsas keeles nimetatakse sisutootjad ja tehnoloogia. Ma ütleks, et see sisu tootmine ei ole päris nii, et ei kirjelda seda nähtust, mis seal toimub, see on tegelikult tähendusloome. See tähendusloome, mis tekib humanitaarvaldkonnas, kunstides ja tehnoloogia haarab selle üheks tervikuks ja viib selle miljardite inimestele, ilma selleta ei enam võimalik. Ja kui meil nüüd siin on need 2 sellist valdkonna, ühelt poolt tehnoloogia, mis peaks seda Eestis edasi viima, teiselt poolt see, millega tähendusi luuakse, siis ma ütlen, et midagi on kardinaalselt valesti. Ja siis ei ole ka ime, et maailmas kehtivad hoopis teised seadused, tegutsevad pöörased arhetüübid ja maailm on langenud teaduse, statistika, sellise modernistliku maailma kõige parema progressioonide ideest kaugele välja. Lisaks sellele kahtlemata on tegemist ka suures osas väga keerulise ajaloomomendiga, rääkimata sellest, et Euroopas kestab sõda ja ütleme ausalt, et kogu Euroopa justkui toimib edasi nii, nagu midagi oleks juhtunud. Business as usual. No meie istume siin ja räägime rohepöördes, business as usual. Samal ajal kogu sellele maailmale vajutab oma pitserid miljonite mürskudega õhku lastud maailm, mis kusagil ei kao, vaid jääb meie juurde tükiks ajaks. Siin on need 4 küsimust, mida me võiksime vaadata. Täna vaatame 2 keskmist küsimust, mida me teame ja mida me usume. Sellepärast, et arhitektid eelkõige peavad uskuma seda, sest meil ei ole aega tegeleda teadusega süvitsi, isegi ei ole seda aega lugeda kõik läbi need teadusartiklid ja võtta oma soovitust. Ja seetõttu täna me küsime siis, kas me suudame spekuleerida sellest, mida me ei tea ja kas me oskame arvutada seda, mida me teame. Ja selleks, et tänane seminar kokku kutsutud. Järgmine on 30. mail ja siis me räägime juba poliitilistest küsimustest, kuidas matemaatikat tõlkida poliitika keelde. Nii et siis kliimast, teadusest ja usust tänane seminar, tänan kõiki tulemast ja siia lõppu
teaduslik fakt. Kultuuri arvates ei ole midagi muud kui sotsiaalne konstrukt. Nii et selles valguses tahaksin ma sõna anda meie esimesele prominentsele esinejale, professor Vitski. Palun algatuseks rääkida sellest, mida me teame.